hindamine on iseenesest selline paha sõna, et ta viitab otseselt mingile hindele, ehk siis tavainimesele arusaadavalt arvule. Õigem oleks kasutada sõna tagasiside. Ja kuna kõik inimesed oma tegevuses tahavad saada tagasisidet, et paremini tegutseda, siis hindamine ehk tagasiside andmine õpilasele tema õpitegevuses on kindlasti hädavajalik. Matemaatikas on nii, et ilma hindamata võib-olla saaks väiksemates klassides, aga edasi juba, ma arvan, siiski juba põhikoolist alates peaks olema õpilasel ikkagi endal ka juba teada, et millised mu teadmised matemaatikast on. Ja ma ei ole üldse selle poolt, et näiteks hinnata koduseid töid, et näiteks teha isegi tunnikontrolle, sest see võib-olla on nii, et õpilane võib-olla pole just selleks päevaks õppinud. Nii et mu enda nagu idee on selles, et ma alati teatan ette, kui meil töö tuleb, et ta õpilasel oleks võimalik ette valmistada, aga siis muidugi on ikkagi õpilasel ju ka hea teada, milline on tema tase. No see praegu eriti, ütleme, selle aine puhul on ka tegemist ju riigieksamitega. Minu nagu idee on see, et kui õpilane ikkagi saab matemaatikas 5, siis ta oskab lahendada ka juba raskemaid ülesandeid. Ja vastavalt ka sellele, et kui on 3, siis ka ta tegelikult seda teemat valdab, aga võib-olla ta ei oska kõike välja mõelda, ta ei oska võib-olla mingis teises situatsioonis antud, oletame valemeid kasutada, aga ikkagi näitabki see hinne ju ära, kuidas sa seda just antud juhul matemaatikat oskad. Ja hindamise küsimus on juba vastatud, et see on see demokraatia, targa demokraatia konstruktsioon. Lahendasite ülesande valesti, siis te olite loll. Julm, aga nii on. Ja teie nahavärv või peade või sõrmede arv siin ei mängi mingit rolli. Ja või ma lisan Andrus Karnaule ühe ajakirjanikule, et teie sotsiaalsed oskused võivad olla 0 lähedased, aga kui te ülesande õigesti ära lahendasite, siis te saate kiita. Ja kui te lahendasite valesti, saate ka kiita, aga õpetaja nägu on hapu. Tänan. Arvan, et hindamine on oluline. Ühelt poolt see motiveerib õpilast pingutama, õppima, avastama uusi asju ja teiselt poolt on see justkui tasu tehtud töö ja nähtud vaeva eest. Samuti annab see õpilasele ja ka õpetajale tagasisidet, mis on juba omandatud, mida oleks meil tarvis omandada ning annab õpetajale võimaluse planeerida ka edasist tööd. Mina vaatan hindamisele kui tagasisidele, et hindamise kaudu saab tagasisidet õpilane, saab tagasisidet oma edenemise kohta, tagasisidet saab õpetaja oma tööle hindamise läbi ja tagasiside õpetajale, et kuidas ta on õpetanud. Kindlasti on hindamine ka motivaator. Kas hindamine üldhariduskoolis on tarvilik ja paratamatu? Ma arvan, et küll. Ühelt poolt kitsamas ja formaalses mõttes on ju see alus, mille põhjal viia õpilane ühest klassist üle teise ja anda talle lõputunnistus. On selge, et lõputunnistus näitab õpilase arengut ja selle vastavust riiklikus õppekavas sätestatud õpitulemustele ja eesmärkidele. Sisulisemas mõttes on aga hindamine õppeprotsessi loomulik orgaaniline osa. See on tagasi- ja edasisidestamine, mis innustab noort maailma veel paremini tundma õppima. On päris selge, et me ei tohi hindamise tähtsust alahinnata. Aga kindlasti ei maksa ka minna sellele libedale teele, et hakkame hindamise tähtsust üle hindama.